Võib-olla räägiks siis kõigepealt sellest ka, et kes on üldse kogemusnõustaja. Kogemusnõustaja on siis inimene, kes on läbi elanud kas siis trauma, kas ta on siis näiteks võib-olla haigestunud sellisesse haigusesse näiteks nagu depressioon või ärevushäire ja on suutnud siis sellest kuidagi taastuda, on suutnud elust uuesti osa võtma hakata ja on siis saanud ka kogemusnõustaja väljaõppe, ehk siis mis annab talle teatud pädevuse, et siis ka teisi inimesi aidata, kes on siis sarnase väljakutsega silmitsi. Minu puhul on siis selleks depressioon ja ärevushäire ja kõik, mis selle juurde ka käib. Ja kui ma mõtlen selle peale, kaua mul endal on üldse see depressiooni haigestumine ja taastumine ja kõik selline aega võtnud, siis konkreetselt sellist ajajoont on võib-olla, et üldse võimatu määratleda, aga sisuliselt võib-olla kuskilt hakkas see depressioon keskkoolist pihta ja tänaseks on siis sellest saanud see punkt, kus ma olen siis kogemusnõustaja, ehk siis olen olemas inimeste jaoks, kes siis vajavad samamoodi abi taastumisel depressioonist, ärevushäirest muidugi samamoodi ja kes on võib-olla siis eksinud natukene, võib-olla proovinud asju, mis ei tule välja ja kogu aeg võib-olla juhtuda ka see näiteks, et tekib selline tagasilangemine näiteks sinna depressiooni või see ärevus jälle tõstab pead niimoodi, et jälle tuleb kuskilt otsast peale alustada. Aga kui mõelda selle peale siis, et kuidas nagu kogemusnõustaja või mis väärtust loob kogemusnõustaja lisaks sellisele tavalisele nõustamisele, ongi just võib-olla see punkt, et kogemusnõustajal ongi see isiklik kogemus seal taga, et see haigusest taastumise kogemus just, et see on selline hästi pikk teekond, mis on siis kestnud, milles on võib-olla olnud selliseid tagasilööke ja sealt on tulnud ka sellised tarkused, kuidas siis seda taastumise teekonda jätkata. Ja seal on ka need tarkused peidus, mida siis näiteks depressioonist taastumisel teha ja mida siis üldse mitte teha. Ja kogemusnõustaja eeliseks võib-olla on ka see, et tihtilugu ongi näiteks, mis ma ise olen läbi elanud ja mida ma olen siis kuulnud ka oma inimestelt, kes on siis tulnud minu juurde nõustamisele, ongi see, et kui see depressioon on nii kõrgel ja ta on sisuliselt üle võtnud kogu mõistuse, kogu keha, et ta ei ole ainult siin peas, ta on igal pool on paha, eks ole. Ja sellest on nii keeruline alustada üldse sellest rääkimisel ja üldse kuskilt määrata see punkt, et mida nüüd on vaja teha, et mis mul täpselt viga on, et seda on nii keeruline sõnadesse panna, siis kogemusnõustajal võib-olla ongi see, et tal on juba see teadmine ja see tunne ja see mõistmine olemas ja ta suudab väga, ma ei saa öelda küll lihtsalt, aga ta saab kindlasti anda väga palju selliseid näpunäiteid, mis on siis kasulikud sellel
esmasel taastumisel või siis aitavad inimesel, kes otsib abi, paremini neid esimesi samme siis paika seada. Kui mina üldse hakkasin abi otsima, siis mul on väga värskelt meeles see, et ma ei teadnudki üldse, kust alustada, millest rääkida. Ja muidugi depressiooni puhul ongi see eksinud tunne ja ärevushäire sinna juurde on see, et kogu aeg on sellised sümptomid nagu paanikahood, ärevushood ja tekib selline lootusetu tunne, et kas üldse on sellest võimalik taastuda. Ja siinkohal siis võib-olla räägikski sellest, et mida võib-olla üldse tähendab taastumine. Taastumine, mina ise vähemalt loen taastumiseks seda, et kui on näiteks vaimse tervise haigus, depressioon, ärevushäire või siis mõni muu haigus, näiteks skisofreenia, midagi sellist. Minu jaoks tähendab taastumine seda, et ma saan minna tagasi ellu sellisel kujul, et mul ei ole enam raskuseid, kui mul tekivadki näiteks depressiooni sümptomid või kui mul tekivad näiteks ärevushäire sümptomid, siis nendega on võimalik kohaneda, aga ma ei tea, kas nendest on võimalik täielikult vabaneda. Sest mul oli kunagi eesmärk saada sellisesse seisundisse, kus mul ei oleks mitte ühtegi sümptomit, ei ühtegi ärevushoogu, ei ühtegi paanikahoogu, ei ühtegi sellist madalseisu, vaid et kogu aeg oleks hästi. Aga kui ma selle eesmärgi võtsin, siis see aeg või see eesmärk tundus veidikene kättesaamatu ja see võib-olla tekitaski need olukorrad, kus tuli see käega löömine kergemini võib-olla. Aga nüüd aastaid hiljem, kuskil 6-7 aastat hiljem, mul on ikka mõnikord ärevushood, mul on mõnikord ikka paanikahood, aga ma tean, kuidas nendega kohaneda, ehk siis kui see hoog näiteks peale tuleb. Ma tean, mida ma tegema pean, ma tean, et see läheb üle ja ma tean, et see ei jää nüüd edaspidi nii kestma. Taastumise puhul, taastumine tähendab minu jaoks ka seda, et ma olen teadlikum enda piiridest, enda võimetest, enda sellistest murekohtadest, millega ma pean alati vaeva nägema edaspidi, et ma ei tohi neid unarusse jätta. Ja taastumine on ka minu jaoks midagi sellist, mis jääbki kestma. Et see ei ole selline asi, et ma nüüd ühel päeval tunnen, et ma rohkem ei pea endaga tööd tegema. Ma nüüd olen saavutanud selle taseme, kus mul kunagi ei tule enam depressiooni, kus mul kunagi ei tule neid ärevushäire sümptomeid. Et niipea, kui ma nii arvan, siis on mul mäng läbi jälle ja ma arvatavasti langen tagasi. Ehk siis ma olen nagu mõnes mõttes selline nagu taim, millest tuleb hoolitseda. Ja kui milleski teha järeleandmisi näiteks, et ma lükkan näiteks füüsilist aktiivsust edasi, et mõtlen trenni tegemist, jalutamist, üleüldse kõik, mis natukene pulssi tõstab, et kui ma need katki jätan, siis juba üks tahk sellest taastumise tervikust on unarusse jäänud ja tagasilangemine on reaalsem tekkima ja ilmselt ta tekib ka. Kui mõelda üldse selle taastumise
terviku peale. Taastumine depressioonist, taastumine ärevushäirest. Ja muidugi ma räägin siin puhtalt enda mättavusest, enda subjektiivse kogemuse põhjal. Kindlasti aitab väga palju teraapia, psühholoog kindlasti ja kindlasti aitavad ravimid. Mind vähemalt aitasid. Ravimitega on muidugi see, et ravim üksi ei tee mitte midagi selles osas. Mul oli endal periood, kus ma võib-olla paningi kogu selle panuse ravimi peale ja ma arvasin, et ma ei pea võib-olla ise nii palju pingutama ja võib-olla ma ei tahtnudki pingutada nii palju, sellepärast et selles depressioonis oleku ajal tundub, et iga füüsiline pingutus või asi, mis natukenegi paneb südametööd natukene kiirendama, siis on selline tunne, et äkki süda lendab õhku või süda jääb seisma või äkki ma saan südamerabanduse või midagi sellist. Ja siis ma jäingi suht suure panusega ravimite peale lootma. Aga ravim üksi ei tee midagi. Ravim aitab selles mõttes, mind vähemalt aitas sinna punkti, et kus mul ei olnud enam neid ärevushooge, kus mul ei olnud enam paanikahooge kuskil 5 või 6 tükki päevas. Ja ma sain hakata keskenduma siis just sellele, mis on oluline. Ehk siis põhjustele, kus kohast on see depressioon alguse saanud ja kus kohast on need ärevuse sümptomid pärit. Ja see just andiski selle järgmise hüppe taastumise teekonnal hakata põhjustega tegelema. Ma vahepeal vaatan, et on tulnud ka kommentaare, üritan neile nüüd vastata järgemööda. Ma vaatan, et kõigepealt Sandra on kirjutanud, et on ootanud, millal ma uuesti live teen. Aitäh, ma ise ka ootasin tegelikult pikki silmi. Ingrid küsib, kuidas suhtuda antidepressantidesse. Ma ütleks, et nendesse tuleks suhtuda täpselt sellisel kujul, mismoodi nad sind ennast tundma panevad. Et kellegi teise arvamust või toimet ei tohiks panna number 1, vaid tuleks just suhtuda sellesse just sellisel viisil, kuidas nad sind ennast tundma panevad. Kui nad töötavad, siis aga palun, tuleks ju neid edasi võtta. Ja muidugi antidepressandid kindlasti vastavalt raviplaanile, et see on sellist oma loomingut ei ole mõtet teha. Kõigile tere vastu, kes on kirjutanud kommentaarid. Ja Tiia küsib, kui kaua ma ravimeid olen võtnud, siis aus vastus on see, et ma võtan ravimeid tänase päevani, kuna mu raviplaan lihtsalt näeb ette. Ja ma pigem ei taha sellist omaloomingut sinna teha, sest raviplaan on just see, et antidepressantide puhul, et nad on kindlaks määratud ja ma lihtsalt konsulteerin väga palju oma psühhiaatriga, kes siis samamoodi kuulab mind ja vastavalt meie mõtete vahetusele, meie infovahetusele selgub ka edasine raviplaan. Ja mind on nagu ravimid aidanud. Ma olen võtnud mitmeid erinevaid ravimid, et leida just üles see õige. Ja praeguse ravimiga selles suhtes ma ei tunne, et mul oleks mingi hea olla või et mingi siuke rõõm oleks või elutahet täis. Mul on lihtsalt täiesti tavaline olla ja ma tunnen rõõmu sellest lihtsalt, mis ma teen, millised on mu eesmärgid ja kui palju ma olen siis sellel taastumise teekonnal edasi arenenud. See on vähemalt minu enda selline seisukoht. ja see on muidugi subjektiivne, see ei ole nagu 100% tõde.
kindlasti on oluline rääkida taastumise juures ka ebaõnnestumistest ja tagasilangemistest ja üldse, kui kaua see taastumine võib siis nagu aega võtta. Vahepeal vastan ühele küsimusele, et kui on küsitud, et kui depressioon on seotud kroonilise haigusega, siis reaalis aitab vaid enda viis leida igas alas positiivsust. See on absoluutselt väga hea mõttetera. Kui tulla tagasi languste juurde ja üldse selliste ebaõnnestumiste juurde, siis mul on neid sellel taastumisteekonnal olnud väga palju. Ma olen pidanud mitu korda uuesti alustama ja uuesti alustama sellisest punktist isegi, võib-olla mis oli veel hullem kui see esmahaigestumine üldse. Minu selline toimetuleku viis alguses oli lihtsalt joomine, alkohol, lihtsalt, et kuidagigi enda neid kannatusi leevendada. Mida ma muidugi ei teadnud, oli see, et see tegi minu depressiooni ja minu ärevushäiret nagu kordades rohkem võimsamaks. Ja see tunduski olevat selline lõputu selline nõiaring. Et nii kaua kui alkohol oli veres, nii kaua oli hästi, aga kui see ära läks, siis oli pohmell ja siis see enam ei olnud nii hea olla ja oli lausa piin olla. Aga muidugi see kõige alguses üldse, kui mul see kõik juhtus. Aga selle taastumise teekonnal ma olengi käinud niimoodi üles, alla ja nüüd on nagu pikalt olnud väga selline stabiilne aeg. Minu ebaõnnestumised võib-olla olidki see, et ma nägin endaga küll alguses tohutult vaeva, et saada nagu tagasi see teovõime, tegutsemisvõime ja üldse selline elust osavõtmise tunne või siis tahe üldse. Aga mis juhtus oligi see, et kui ma käisin teraapias, kui ma nägin endaga vaeva, ma saavutasin selle teatud lävendi ära, eks ole, ja ma arvasingi, et nüüd on kõik. Nüüd ma olen tagasi vana Silver ja ma võin uuesti nagu kõike seda teha, mis ma enne tegin. Ja muidugi, mis juhtus, oli see, et ma viisin küll teatud muutused ellu, aga ma naasisin enda vanad eluviisid juurde tagasi. Alkohol, pidutsemine, mõnuained, kõik selline. Ja ma olin üsna pea tagasi jälle languses ja ma pidin täpselt otsast peale alustama ja võib-olla isegi kaugemast punktist, kui ma üldse esmahaigestumisest alustasin. Ja siis oli taas selline lüüa saamise tunne, et mille jaoks või miks ma nii tegin ja miks igasugune selline enesesüüdistamine ja motivatsioon uuesti sealt august välja tulla puudus täielik null lihtsalt. Vahepeal võtan hetke ja vaatan, mida on kommenteeritud. Ja kommentaar, kus ongi näiteks antidepressantide kohta, et aastaid on ravimid võetud, aga ikka on halbu päevi. Mida siis teha, kui on kehvem päev? Selles osas ükski asi ei jää kestma. Kui on hästi, see läheb mööda ja kui on halvasti, see läheb täpselt samamoodi mööda. Mind ennast on aidanud enda progressi mõõtmine või siis kirja panemine. Ma kirjutan oma mõtteid üles. Ma kirjutan neid mõnikord telefoni, ma kirjutan neid mõnikord paberile. Ja ma ei kirjuta pikalt, ma kirjutan 2-3 lauset, mis mul praegu parajasti peas on. Ja see aitab mul aru saada perspektiivis, et kas mul on olnud pikalt halb või see halb olek oli ainult selline hetkeline ja ma olen leidnud mingisugused viisid, kuidas sellest halvast olekust välja tulla ja kui ma olengi leidnud selle viisi, siis ma saan enda üle nagu rõõmu tunda ja alati, kui mul on halb päev ka edaspidi, siis ma saan alati selle hetke meelde tuletada,
et see ei läinud selline üks kord ja mul on häid päevi ka ikkagi. See on nagu selline positiivne lähenemine minu puhul. Siis üks kommentaar on tulnud selline, et kogemus on selline, et psühhiaatrid ja psühholoogid või psühhiaatrid ja kogemusnõustajad koostööd ei tee. Ja kogemusnõustamine, jah, selles osas ta ei ole veel nii suureks läinud, et ta on olemas olnud pikalt, aga on olemas erinevad sellised asutused. Näiteks Tallinnas on Tallinna Vaimse Tervise Keskus, kelle koosseisus on ka kogemusnõustajad. Ja kui olla Tallinna Vaimse Tervise Keskuses teenusel, siis on kogemusnõustaja teenus ka kättesaadav. Ma loodan, et ja küsimus oli vist lõpus selline, et kelle kaudu saab kogemusnõustaja juurde nii, et ise selle eest maksma ei pea. Kui sa elad Tallinnas ja siis samamoodi nagu ütlesin, kui sa oled Tallinna Vaimse Tervise Keskuse teenusel, siis sa saad kogemusnõustaja juurde nii, et kogemusnõustaja teenus on sulle siis nii-öelda tasuta. Loen veel ühe kommentaari. Aitäh, et ütlesid mulle Tuuli ja et sellest nõiaringist välja sain ja töö kestab absoluutselt elu lõpuni. Ja see on nii armas sõnum, et kui toas on pime, siis ole ise lambiks. Ma proovin seda kogu aeg teha. Aga mõnikord on ka sellised päevad, kus see säraaste on natukene võib-olla tuhmim, kui ta on kõikidel päevadel, ülejäänud päevadel. Siis üks küsimus on selline, et kas sinu meelest on hakatud Eestis julgemalt rääkima vaimse tervisega seotud haigustest just nooremate hulgas või ka vanema generatsiooni seisukohad hakkavad muutuma? Väga küsimus, kusjuures kindlasti räägitakse rohkem ja kindlasti on muutuma hakanud ka see seisukoht, et see ei ole selline moehaigus ja seda ei pea alla suruma ja sellest võivad rääkida nii mehed kui ka naised või vahet ei ole, kuidas ennast tänapäeval identifitseerid. Teadlikkus on hakanud kasvama, inimesed on hakanud rohkem rääkima, inimesed on julgemad ja seda nii nooremate seas kui ka siis vanema generatsiooni seas. Et mida aeg edasi, seda nagu reaalsemaks saab see, et lisaks füüsilisele tervisele on tähtis ka vaimne tervis ja sellised uskumused, et küll ma kannatan ära ja et küll ta ise üle läheb ja kui kuskilt verd ei jookse, et siis ma arsti juurde enne ei lähe, et sellised asjad hakkavad ka pigem kaduma. Sinna on küll veel pikk tee minna, aga see on ka üks põhimotivaator, miks ma seda asja üldse teen, et see teadlikkus vaimse tervise osas tõuseks ja ei oleks selline traditsiooniline lähenemine, et pits viina ja küll siis mured ununevad, vaid enda muredega tuleb tegeleda, enda selliste probleemidega tuleb koheselt tegeleda, kõik sellised tunded. Kui ma näiteks võtan enda seisukohta näiteks, ma ei saanud kunagi enda tunnetest aru, ainuke asi, mis ma oskasin teha nendega, oli see, neid alla suruda. Ja siis oligi see, et kus need oli nii palju ja siis nad plahvatasid kogu aeg niimoodi välja ja ma tegelikult siiamaani ei oska osade tunnetega hakkama saada, et ma pean seda veel õppima ja ilmselt ma õpin seda nii kaua, kui ma elan. Üks küsimus tuli juurde. Kuidas suhtuda inimestesse, kes ei mõista, et tarvitan psüühilisi ravimeid? Minu esimene mõte oleks selle peale, et kas on üldse vaja neid mõistma panna, kas see annab sulle endale midagi. Võib-olla küsiks hoopis niipidi, millises keskkonnas sa ise rohkem soovid olla. Kas sa soovid olla sellises keskkonnas, mis on toetav, mõistav või olla sellises keskkonnas, kes ei ole mõistav ja kes võib-olla ei saagi aru. Ja kas on mõtet panna sinna energiat, et kogu aeg tõestada, et kogu aeg panna inimest aru saama või siis lihtsalt
lasta sellest lahti, liikuda edasi ja tekitada enda ümber selline keskkond just, mis on toetav, mis on mõistev ja kes ei mõista hukka. Muidugi, teoorias on see hästi lihtne ja ideaal nagu maailm ei ole. Ideaalmaailmas võiksid asjad niimoodi käima, aga päris maailmas kahjuks nii ei ole. Ja iga asi muidugi võtab aega. Kindlasti mul on endal olnud kokkupuudet, kus võib-olla ei saada aru ravimitest näiteks. Ja on alati tulnud sellised teatud hoiakud ravimite suunas, et need muudavad sind kellekski teiseks ja see on mürk ja tuleb ise hakkama saada ja üldse arstid ei tea mitte midagi. Et tuleb lihtsalt, ma ei tea, minna mingi nõia juurde ja teha, lasta endale mingi loits peale panna. See on muidugi hästi ekstreemne näide, aga siiski, mida aeg edasi, seda rohkem ma olen leidnud, et kui ma teen neid tegevusi, mis valmistavad mulle endale rõõmu, kui ma tegutsen nii, et ma näen tulemusi, siis mul on motivatsiooni rohkem ka edasi tegutseda. Ja kui ma hakkan ennast hästi tundma, siis ma hakkan sellest rohkem aru saama, kes on minu ümber nagu siis inimesed, kes on alati minuga siis, kui on hästi ja kui on ka halvasti. Ja inimesed, kes võib-olla ei mõista mind ja kes võib-olla ei saa mu asjadest aru, siis neid jääb nagu järjest vähemaks. Oleks minu mõttekäik siia juurde. Ja üldse see ümbritsev keskkond on nagu taastumise juures võib-olla üks võtmesõnadest tegelikult. Sest ma olen ise üritanud väga mitu korda terveks saada keskkonnas, mis mind tegelikult katki tegi. Ehk siis ma olen mitu korda roninud sealt depressiooni august välja ja isegi seljatanud selle ärevuse mõnes mõttes. Aga ma olen alati ellu tagasi läinud just nagu sinna punkti, kus mul see halb pihta hakkas. Ehk siis mega stressirohke keskkond. Inimesed võib-olla mu ümber mõned ja minu enda selline käitumine. Ehk siis iseenda tuimestamine, iseenda muredega mitte tegelemine ja arvamine, et ma jään selliseks staatiliseks, et ma ei pea rohkem muutusi ellu viima. Aga mida aeg edasi ja mida rohkem ma muidugi ebaõnnestusin, seda rohkem ma hakkasin ka õnnestuma. Ja tänaseks päevaks ma vähemalt tean seda, et ma pean jälgima hästi palju enda ümber toimuvat, ehk siis oma keskkonda. Ja ma pean hoidma meeles seda, et ma olen inimene ja ma ei ole robot. Mul on teatud piirid, millest ma ei tohi üle minna, et ma ei tohi unetunde näiteks ohverdada. Ma ei pea enda selliseid tegutsemisi lõpmatuseni põhjendama, oma tundeid, selliseid asju. Ma pean keskenduma iseendale väga palju. Ja kui mul seest on kõik hästi, siis mu ümber on kõik hästi. Vähemalt mulle tundub see praegu nii. Ja üleüldse, kui läheb raskeks ja eriti kui on depressioon kimbutab või midagi sellist, siis üksin seda teed väga raske käia. Ja just see abi küsimine, see on üks väga suur tugevus, mida inimene suudab iseenda jaoks teha, midagi ette võtta ja minna eluga üldse edasi nii, et ta ei pea hambad ristis nagu kõike tegema. Ja nagu üks kommentaar ütles, et hädas olles saadki aru, kes on su sõbrad. Just. Üks küsimus, mida mult endalt on vähemalt palju küsitud, ongi see, et kui kaua võib see üldse taastumine aega võtta, see depressioonist välja tulemise aeg ja üleüldse selle ärevushäirega
kohanemine või siis ärevushäire seljatamine. Aus vastus on, ma ei tea. Sellepärast, et see ei ole selline stabiilne üles või stabiilne alla. Alguses ta võib olla stabiilselt isegi üles täiesti. Aga ta pigem on selline siksakiline. Et mõnikord läheb hästi palju ülesse, mõnikord läheb hästi palju alla. Ja mõnikord on selline tunne, et nüüd vist ongi see, kus jääbki heaks. Ja siis läheb jälle halvaks tagasi ja nii ta käib. Aga mida rohkem enda eest hoolitseda, nii füüsiliselt kui ka vaimselt, seda rohkem on võimalus olla igaks selliseks äkkmuutuseks valmis ja kohaneda ja aru saada sellest allikast, kus kohast see halb tuleb ja mida teha selleks, et see halb mööda läheks. Ja see taastumine ongi täpselt selline, et seal ongi mingid punktid, mingid lävepunktid, mis jäävad nagu pidama, tarkused, mis jäävad alati alles ja kuidas madalseisust jälle uuesti kiiresti välja tulla. Aga mina arvan, et see kestab elu lõpuni. Vähemalt kui tehnoloogia ei võimalda meil mingisugused neuronite vahelised sidemed niimoodi paika panna, et sellist madalseisu kunagi enam ei tuleks. Aga abi küsimine kindlasti toetab rääkimine oma perearstiga, psühhiaatriga, psühholoogiga, kogemusnõustajaga, et selline tugivõrgustik enda ümber rajada ja muidugi selline enesereflektsioon, küsida endalt, kuidas mul läheb, kas midagi häirib, kas mul on kõik hästi või ma tahan midagi või mingi asi valmistab muret mulle, et kõik sellised pisiasjad tuleb ka meeles hoida. Vahepeal on tulnud selline kommentaar, et kahjuks, mis puutub inimeste psüühiliste ravimite kohta, siis arvatakse, et hull sellist inimest ei saa tõsiselt võtta. See võib olla kohati nii. Endiselt on olemas sellised arvamusi, sellised seisukohti ja võib-olla minevikus kunagi olidki. Äkki see oli nii tabu asi, et sellest ei julgetud rääkida, nii stigmatiseeritud. Jällegi, sõltub, kes ümber on ja kas on vaja tõestada, et see ei ole hull, kes meist üldse normaalne on tänapäeval. Uuesti proovimised, mis on seotud nagu ebaõnnestumistega. Et kui see taastumine ei taha üldse välja tulla või sellel ei ole mingisuguseid efekte või koheseid tulemusi, siis mind on aidanud hästi palju see, et mis tempos ma liigun, kas ma liigun oma tempos või ma liigun kellegi teise tempos ja mis see mu põhieesmärk sellel hetkel on. Et kas ma märkan ka isegi selliseid oma pisikesi edasi astutud samme või ma mõtlen ainult sellele lõppeesmärgile kogu aeg. Ja ma olen tähele pannud seda, et kui ma siia lõppeesmärgile ainult mõtlen, siis kogu see vahepealne progress jääb ka nagu pigem märkamata. Ja isegi kui ma ebaõnnestun, kui mul ei tule mingid asjad välja, siis mul on vähemalt nende proovimiste korral mingisugused teadmised, et ma siiski oman endast piisavalt jõudu, et mingi asi ette võtta ja mul on piisavalt palju ratsionaalset mõtlemisvõimet, et nendest luhta läinud katsetest siis ka teatud tarkused välja võtta ja ehitada nende põhjal järgmine strateegia, järgmine eesmärk, mida siis korda saata. Ja kui ma ka enda tegevusi kirja panen, kui ma enda mõtteid kirja panen, siis ma saan ajas liikuda, ajas rännata ja tuletada endale meelde, kus ma parasjagu asun sellel heaolu teljel ja mulle joonistub selline tagasiside, mis ma pean siis edasi tegema. Üks asi, mis kindlasti mul endal alguses jäi kahe silma vahele üldse, kui olid käimas juba teraapia, kaasatud psühholoog ja psühhiaatri ja ravimid ja kõik selline, siis minu esimene mõte oli see, et depressioon, et mingi selline diagnoos, et siit tagasi teed ei olegi ja ärevushäire ja ma kunagi teadsin neid muidugi definitsioonina, aga ma ei teadnud, kuidas need kõik nagu avalduvad ja mis see tunne päriselt on.
siis minu mõte oli see, et ma tahan seda vana mind tagasi saada. Maksku, mis maksab, ma olen nõus nagu kõike tegema. Aga siis ma ei teadnud seda, et see vana mina, see mineviku mina oligi tegelikult põhjuseks üldse, miks ma depressiooni haigestusin ja miks ma sain selle depressiooniga kaasa ärevushäire. Ja ma ikka endiselt tahtsin seda vana mina tagasi saada ja ma tegelikult sain mitu korda tagasi, aga see vana mina viis mind uuesti sinna teele, et ma langesin tagasi, ma ebaõnnestusin ja pidin uuesti taastuma hakkama. Minu jutu mõte on see, et kui depressioon tabab, sügav depressioon, muutukas depressioon, hooajaline depressioon ja nii edasi ja ärevushäire sümptomid, siis minu arust vähemalt mind on see aidanud, et ma ei pinguta selle nimel, et saada see vana mina tagasi, 100% see vana mina tagasi, vaid ma pean viima läbi mingisugused muutused, ehk siis osa minust on selline, mis ei lase mul edasi minna sellisel kujul, et ma tunneks taas elust rõõmu. Mul oleks tahtmine elust osa võtta, et ma oleks rõõmus, et ma ei mõtleks võib-olla kogu aeg surmale, et ma ei mõtleks, et kaua ma üldse siin eksisteerin või et kas ma hommikul üldse üles ärkan või kas ma üldse ennast nagu, kas ma endast hoolitseda üldse tahan. Et muutused on nagu sellised asjad, mis on mind väga palju edasi viinud just sellel taastumise teekonnal, üldse depressioonist, ärevushäirest. Et muutus ei ole muidugi selline asi, mis juhtub niimoodi üleöö. Ja seda, mida üldse muuta, võib olla väga keeruline üles leida esialgu. Varem või hiljem see hetk juhtub. Ja kui see muutus, kui inimene otsustab, et ta hakkab teatud muutust ellu viima, selleks võib olla mõni uus rutiin näiteks või uued teadmised. Uued teadmised on tegelikult väga head. Uued teadmised aitavadki just seda muutust ellu viia paremini. Näiteks, mis mind toetab seni tänase päevani, on selline regulaarne ööpäevarütm, ehk siis kindlas ajaaknas ärkamine ja kindlas ajaaknas uinumine, mis omakorda juhib kõiki teisi protsesse minu kehas. Ja see teadmine pärines tegelikult ühe Harvardi professori poolt tema käest. Ja kui ma seda hakkasin järgima, ehk siis ma hakkasin uut distsipliini kehtestama ja see distsipliin on muutunud siis nüüd juba harjumuseks ja tahes tahtmata on see kutsunud esile ka muutused. Ma värskem, ma olen rohkem kohal, ma ei kiirusta enam, mu uni on parem, ma saan rohkem tehtud ja üleüldse see kindlal ajaaknal ärkamine ja kindlal ajaaknal magama minemine on andnud sellise teise oleku, teise sellise jõu, rahulikum. Ma ei ole enam nii reaktiivne, kui ma olin varem, et tegutsesin alles siis, kui midagi juhtub, vaid ma suudan ette mõelda ja ma suudan jälgida. Et see muutus on näiteks olnud väga hea. Ja depressiooni puhul muutused on väga head. Ärevushäire puhul täpselt samamoodi. Muutused mõtlemises, muutused käitumises, muutused oma ümbritsevas keskkonnas, muutused siis inimeste osas ja seda siis nii makrotasandil kui ka mikrotasandil. Need on ühed asjad, mis aitavad. Ja muidugi, ma räägin oma kogemusest, aga see on mind toonud siia punkti, mis on siis aidanud mul õppida ka kogemuse nõustajaks ja mis on aidanud siis jõuda inimesteni, kes võivad sellest abi saada. Kui nagu inimesed minu juurde nõustamisel tulevad, siis
kaasa arvatud minu endal on olnud selline üks ühine nagu muster, et selline õrn perfektsionism või selline ükskõik mida ette võtta, siis see soov, et esimese katsega õnnestuda ja jumala eest mitte ebaõnnestuda, sest nii kui ma mingi vea teen või nii kui mingi asi ei lähe täpselt nii, nagu minu peas see oli, siis tekib kohe see enesekriitika laine, et äkki ma ei kõlbagi mitte millekski ja äkki ma ei peaks üldse nii tegema ja et mis ma üldse proovin, nagunii see ei tule välja ja need inimesed nagunii mõtlevad must nii ja nad arvavad, et ma olen imelik ja sellised tuhanded mõtted igas sekundis ja sellised stsenaariumite ettekujutamised ja mis üldse ei pruugi täide minna ja ongi selline ülemõtlemine, lihtsalt konstantne ketramine. Seda on ülilihtne öelda muidugi teise inimese poolt, et mõtle millestki muust. Aga sa ei saa, sul on nagu sundmõtted põhimõtteliselt. Üks asi on see, et lihtsalt lasta nendel mõtetel olla ja keskenduda enda tugevustele, keskenduda nendele mineviku sündmustele, mis on välja tulnud ja need aitavad nagu edasi minna. Ja võib-olla aitavad leevendada seda hirmu, et kui midagi läheb valesti ja lihtsalt võtta endale teadmiseks, saada sealt mingisugused tarkused ja siis edasi minna taaskord. Vastan kähku ühel kommentaarile. Silve küsib, kas ma nädalavahetusel lähen ka kindlal ajal magama ja ärkan kindlal ajal. Ja ma ka nädalavahetusel jätkan täpselt seda sama rütmi, nagu mul on ka nädala sees. Sest alguses ma proovisin teistpidi, et nädalavahetustel ma olen natukene teises ajaaknas, aga ma praeguseks olen tähele pannud, mida regulaarsem mu see päevatsükkel on, seda paremini ma toimin ja ma olen lihtsalt võtnud selle ka siis nädalavahetustesse kaasa. Lisaks sa mainisid, et värskes õhus liikumine, see on nii hea, sest nii kui ma selle ise kasutusele võtsin samamoodi, on mu elu päris palju muutunud. Üks asi, mis jalutamine kindlasti aitab teha, on see, et ta vahetab su kohaloleku teatud ajukeskustes ära. Ehk siis, kui inimene kõnnib ja ta vaatab silmadega oma ümbrust, ehk siis tasapinnal silmade liigutamine, see lülitab teise ajukeskuse sisse ja sa tegeled pigem rohkem sellise mõtlemisega, mis aitab sul ohte vältida. Ehk siis sa jälgid lihtsalt ümbrust, et sa kuskile auku ei astuks, sa kuskile oksaga silma ei saaks, sest auto alla ei jääks midagi sellist. Ja üldse selline ratsionaalne pool saab minna vabalt kuskile rändama ja ta käibki kõikides nendes kohtades ära, kus sul vaja mõttega minna on. Sul ei ole sellised segajaid ümberringi, näiteks inimesed, telefon ja muidugi kus ilma muusikata liigub looduses ringi, siis seda parem on. Siin võib-olla soovitaks ka seda, et ma selle jalutamisega seoses, kui ma lähen ühest keskkonnast, näiteks kui ma tulen töölt koju, siis ma ei taha seda teha äkitsi, ma tahan, et sinna jääks siuke ajaaken ja jalutamine aitab selle ajaakna ilusti ära täita. Ma saan mõelda, ma saan ennast korra välja lülitada, koju tulles ma olen hoopis teise sellise laine peal, ma olen rahulikum ja ma ei rapsi ja ma ei kiirusta. Ma võtangi selle hetke endale ja jalutamine on mõnes mõttes ka trenni eest olnud ja ma kindlasti jätkan seda regulaarselt. Muidugi ma ei taha üle pingutada, sest üle pingutamine ka ei ole hea, aga Silve, absoluutselt see, et sa jalutad, see on väga tänuväärne tegevus. Teemad siis võib-olla ka vaadata natuke üldse võtab professionaalid, nii psühholoog kui ka psühhiaater, kui ka võib-olla tegevusjuhendajad ja tugiisikud ja kõik selline, et see on kõik selline, üks selline sfäär, kuhu kuuluvad ka kogemusnõustajad. Ja eks me tihedalt teemegi omavahel koostööd, et oleks alati teatud edasiminekud. Ja kui ma ise
kui ma mõtlen enda nende käikude peale, kui ma olin raviarstide juures, näiteks psühholoog, kui esmahaigestumine oli, ma ei teadnud ise üldse, millest rääkida, ma ei teadnud, kust kohast alustada üldse. Ja võib-olla ka see, et mul oli võib-olla selline tahtmine ilustada oma seisundit, et ma võib-olla ei rääkinud täiesti 100% aususega, et ma näitasin, et mul on võib-olla natuke parem olla, kui mul tegelikult päriselt on olla. Ja ma ei julgenud võib-olla ka nii avatult rääkida sellel ajal oma psühhiaatrile just, et mis minuga parasjagu toimub, et ma kartsin hukkamõistu, ma kartsin seda, et äkki ma saan mingi sildi endale külge, ma kartsin muidugi seda, et äkki see info läheb kuskil levima. Aga mida aeg edasi, seda avatumaks ma muutusin oma raviarstidega ja mida rohkem toimus see suhtlus, mida rohkem ausamalt ma rääkisin oma seisundist, oma sümptomitest, oma hetketunnetest, seda parema seda parema vastuinformatsiooni ma sain oma raviarsti käest ja koos tegutsedes, koostööd tehes tulid ka sellised eesmärgid paremini välja ja üldse selline suuna võtmine, mis üldse aitab, millised ravimid võtta, millised ravimid mitte võtta ja üldse selline kuidas enda eest hoolitseda ja mida teha siis, kui on see kõige tumedam aeg ja sellised küsimused. Ja muidugi see, et enda töö on seal võib-olla kõige suurem osa üldse, et kui me jagame selleks 10 erinevaks osaks, et siis on võib-olla ravimid on 20, teraapia võib-olla 40 ja ise oled see ülejäänud 6, ise tuleb nagu kõik see töö ära teha ja tuleb endast hoolitseda, tuleb iseenda vastu aus olla. Võt see aus olemine võib-olla ongi, vähemalt minu jaoks oli üsna keeruline, et ma võib-olla tahtsin liiga palju õnnestuda, mis pani mind iseendale valetama, et hea küll, ma joon küll ja mul on päris piisavalt hea olla ja küll ma saan kõikide asjadega hakkama, mis kohustused mul on. Aga võib-olla ma ei olnud veel valmis ja võib-olla ma tahtsin liiga vara, liiga kiiresti minna tagasi siis ellu sellisel kujul, et ma nüüd olen omadega rohkem korras ja saan elust osa võtta, kuigi võib-olla ma tegelikult sees olin veel äkki varemetes ja mul võib-olla olid need sümptomid ja ma otsustasin neid lihtsalt ignoreerida. Aga põhiline ongi see, et liikuda omas tempos ja muidugi ülemõtlemine on kerge tulema, et mida teised arvavad või kuidas teistel üldse rääkida oma hetkeseisundist ja üldse keda usaldada ja üldse, et kui seda progressi ei näe, et mida võib-olla siis teha ja ega neid mõtteid on sellel hetkel palju peas ja need sümptomid sellel hetkel võivad segada seda edasiminekut ja näha võib-olla enda tugevusi. Aga lõppkokkuvõttes on ikkagi see, et kui on hästi, see läheb mingi hetk mööda. Kui on halvasti, siis see samamoodi ei jää igavesti kestma, et see läheb ka mingi hetk mööda. Millal selle mööda läheb? Neid asju on pigem keeruline lahti mõtestada. Kui siis enda tegevusi ja enda meeleolu ja üldse oma tundeid õpid, ka siis kohe ära tundma või siis üles kirjutades ära tundma, koguda neid kuskile, et siis on lihtsam märgata, kas on enda puhul stabiilne kõik, kas on hästi või on sellised murekohti, millega võib-olla tuleks tegeleda. Ja neid asju on tegelikult meeletult palju, mille eest kogu aeg hoolt kanda, mille eest, mida meeles hoida ja paratamatult
juhtuvad sellised asjad, et inimene harjub lõpuks kõigega ja ikka tekib selline teatud mugavustsoon siis elus, ükskõik millega. Asi lihtsalt muutub tuttavaks ja asi lihtsalt muutub rutiinseks ja siis on võib-olla lihtsam asju unustada. Ja siis on võib-olla lihtsam millelegi käega lüüa, võib-olla teha mingeid järeleandmisi ja siis võib see uus lumepall lihtsalt veerema hakata, kus võivad mingid probleemid ja asjad kuhjuma hakata. Ja mingi hetk vahed sa jälle, pagan, midagi kuskilt närib, mingid asjad kutsuvad sellised paanikahooga esile, mingid asjad kutsuvad ärevushooga esile ja siis tuleb jälle uuesti nagu pihta hakata kohe kiiresti. Ja see ongi see harjumuse jõud ja neid kindlasti juhtub taastumise jooksul väga palju, neid kindlasti juhtub edaspidi tulevikus. Neid on mul juhtunud, neid juhtub mul ka edaspidi. Ma lihtsalt muutun iga korraga teadlikumaks ja ma kohanen kiiremini ja ma oskan lihtsalt neid hetki ära tunda. Vahepeal on kommentaare tulnud. Ma võtan ühe ette nendest. Silvia küsib, et kui sa lähed kindlal kellaajal magama, kas sa oled nii teinud, et kuskil 1,5 või 2 tundi enne seda enam üldse, et ma nutiseadmes enam üles ega telekat ka ei vaata. Aus vastus on see, et ei. Mul on nutiseadmega ainult, või nutiseadmetega on ainult üks reegel. Enne magama minekut, ma pigem väldin, aga kuna mul see päevarütm on piisavalt pikalt olnud, ma juba teatud kellaajal hakkan haigutama, siis ma tean, et on aega magama minna lihtsalt. Mõnikord ma jään magama podcastiga, mõnikord ma jään magama niimoodi, et ma ei tee mitte midagi, mõnikord ma jään magama mõeldes, kuidas kunagi. Aga hommikul on mul üks reegel, et kui ma hommikul ärkan, siis esimene pool tundi või tund, vastavalt sellele, mis ma parasjagu teen, ma ei lähe telefoni, ma ei lähe arvutisse, ma ei pane telekat käima, ma ei pane raadiot käima. Ma tahan, et see esimesed pool tundi miinimum, vähemalt, oleks minu enda omad, kus on ainult minu mõtted, kus ma saan ennast päevale, kus ma saan päevaks valmistuda, kus ma saan näiteks teha hommikuse trenni ära, süüa rahulikult, juua kohvi, teed, mida iganes ja pesta ennast rahulikult ja mõelda ainult omi mõtteid, mis ei tule kuskilt mujalt, et ma ei saaks mingit välistiimulit. Sest ma tunnen, et kui ma selle ära teen, selle esimese pool tundi vähemalt, siis on mu päev alanud ideaalselt lihtsalt. Siis mind asjad enam nii palju ei mõjuta edaspidi. Ja Tiia ütleb, et enda vastu ei tohiks ka liiga karm olla ja esitada liiga kõrgeid nõudmisi endale. Ja see on ka väga tõsi, eriti just selles osas, kui palju on punkte just nimelt võrdlemises, kellega ennast võrrelda ja meile meeldib lihtsalt võrrelda ja siis võib-olla jäävad enda need saavutused ja enda need eesmärgid äkki lahjaks või midagi sellist. Et tuleks keskenduda iseendale. Muidugi selline hea konkurents on teretulnud ja vahet ei ole isegi siis, kui see võrdle ennast kellegagi, ikka tekib tahtmine ennast kellegagi võrrelda. Mind on väga palju aidanud see, et minu põhivõrdlusmomendiks oleks mina. Ehk siis see, kes ma olin eile, kuu, aasta või isegi 5 aastat tagasi. Sest ma tean, ma muutun kogu aeg, nagu muutub maailm. Iga sekund, iga minut, iga tund, iga päev, iga nädal, iga kuu, iga aasta. Muutun mina täpselt samamoodi. Minu mõtted muutuvad, minu tõekspidamised muutuvad, minu üldse arusaam maailmast muutub, minu arusaam iseendast muutub. Ja kui ma suudan sellele truuks jääda, et ma muutun kogu aeg, kas ma tahan seda või mitte, et siis ma saan siis ma saan sellest võrdlusest isegi rõõmu, et kui ma näiteks mõtlen enda peale, kes ma olin 5 aastat tagasi ja ma võrdlen seda sellega, kes ma tänaseks päevaks olen, siis ma üritan alati need muutused üles leida, need mingisugused pidepunktid, mis välja joonistuvad. Ja siis ma saan vaadata, et kas need on olnud head, kas need on olnud halvad. Kui need on head olnud, siis ma olen väga rõõmus enda üle. Ja kui need on olnud mõned sellised, millele ma võib-olla kõige rõõmsam ei ole, hea küll, ma üritan sealt leida üles mingisuguse õppetundi vähemalt. Ja üleüldse kunagi tuli selline lahe idee ühest internetikeskkonnast nagu Reddit. Keegi kirjutas seal
3 mina põhimõttest, ehk siis inimesel võiks olla 3 parimat sõpra, ehk siis need oleks mineviku sina, oleviku sina ja tuleviku sina. Ja põhieesmärk oleks siis need teha omavahel parimateks sõpradeks. Ehk siis oleviku sina saab olla tänulik mineviku sinale teatud toimetuste, tegevuste eest, mis olid oleviku sina kasuks. Ja oleviku sina saab teha kõik selle nimel, et tuleviku sinal oleks hästi. Kas siis homme, ülehomme, 6 aja pärast, aasta pärast, 5 aasta pärast. Ja tuleviku sina kunagi vaatab tagasi kõigele nendele eelnevale 2 minale ja on samamoodi tänulik kõige selle eest, mis tema jaoks tehtud on. Eks ma mõtlen selle peale mõnikord ka nii, et need on nagu need pesemata nõud. Kui süüa on taldrik, kahvel, lusikas, nuga, mis iganes. Kui need kohe puhtaks teha, ei ole mitte midagi hullu. Kui neid mitte puhtaks teha, kui võtta kogu aeg iga söömise ja uus taldrik, uus kahvel, uus nuga, siis nad hakkavad kuhjuma ja seisma jäävad. Ja mida päev edasi, seal hakkavad möllama ka bakterid, see hakkab haisema. Ja see muutub inetuks. Ja kui ise endaga teha täpselt samamoodi asju, ehk siis mitte kohe tegutseda, jätta seisma, siis kas võib tekkida sama olukord, et midagi läheb haisema, midagi muutub räpaseks ja tekitab sellise ebameeldiva tunde. Et sellised mõtted täna minu poolt. Me tunnike on ilusti täis saanud vaikselt. Ma tänan kõiki, kes tulid vaatama. Kui on mingisuguseid küsimusi, võib julgelt kirjutada kogemusnõustaja Silver postkasti. Kõik kommentaarid, mis tulid eetri ajal, üritan vastata ka kirjalikult siia. Head mõtted muidugi võtan iseendaga kaasa, kõik, mis täna siin soovitati. Tegevuste silma peal saab hoida läbi minu videote, mis ilmuvad siia Facebooki, kui ka siis TikToki, Instagramis samamoodi postitan pilte vahepeal. Kodulehelt absoluutselt kõik info kätte saada. Kui sa tead kedagi, kellele võiks sobida kogemusnõustamine, võid talle soovitada mind edasi. Ja kui sa tunned, et sina võid just olla, kirjuta mulle, leiame kindlasti mingisuguse lahenduse. Ja olen väga südamest tänulik, et olete olnud terve selle aja minuga, jälginud mind, vajutanud meeldib, jälgin ja kui sa saad seda tegevust ainult jätkata ka edaspidi, siis see läheb mulle väga korda. Igal juhul, aitäh kõigile, et olid täna õhtul minuga, kindlasti teeme seda veel ja kuni järgmiste kohtumisteni. Ciao.